See kontsert on suunatud kõikidele. See on selles mõttes, ma nüüd rõhutangi just sõna kõikidele, sest see on ainukene kontsert täna Eestis, mis on päriselt kõikidele. Siia saavad tulla kõik Eestis elavad inimesed, sest meil on tagatud 100% ligipääsetavus. Meil on viipekeeletõlge, kirjutustõlge, kirjeldustõlge, lihtsasse keelde tõlgitud laulud, pluss siis ürituse asukoht on valitud niimoodi, et sinna pääsevad ligi ka erinevate liikumispuuetega inimesed. Ja tänu meie toetajatele ja koostööpartneritele on kontsert juba 3. aastat ka tasuta, ehk siis ka finantsiliselt on see ligipääsetav üritus. Ja kõik, mis laval toimub, on kunstilisel tasandil väga professionaalne. Eestis on registreeritud puuetega inimesi kusagil 150–160 000 ringis. Nüüd, aga selle koha peal me nüüd räägime ainult puuetega inimestest, aga antud kontserdi vaatevinklist me räägime tegelikult kõikidest Eesti inimestest, sest ligipääsetavus puudutab meid kõiki terve elukaare vältel, alates sünnist surmani. Ja teatud mõttes see kontsert on suunatud ka meie riigi tegelastele ja teistele kultuurikorraldajatele, et nende silmaringi ja teadmisi avardada. Sest täna see probleem, mis meil on Eestis, see ei ole seotud sellega, et inimesed on külmad, vaid inimesed lihtsalt ei tea ja ei oska. Ja me olemegi siin selleks, et õpetada ja avada nende südamesilmad. Tere tulemast podcasti Lahkus loeb. Täna räägime Elukoori ühtekuuluvuskontserdist, mis toimub 3. detsembril. Meiega on täna 2 erilist külalist, Maarja Kaplinski ja Edmar Tuul. Räägime sellest, kuidas kontsert sündis, millised väljakutseid ületati ja mida oodata. Edmar, milline hetk või olukord andis sulle kõige suurema tõuke selle kontserdi korraldamiseks? No see hetk oli nüüdseks juba üle 3 aastat tagasi, kui toimus esimene ühtekuuluvuskontsert. Ja see oli suvel, kui mulle tekkis tahtmine teha midagi rohkemat kui lihtsalt ühte kontserti. Tekkis selline mingisugune sisemine tung, et nüüd, kus on päris palju suuri asju tehtud, erinevaid projekte ja kontserte, et tahaks seda auditooriumi, mis on minu ees erinevatele üritustele ja sündmustele, et tahaks neile edastada nüüd midagi sisukamat kui lihtsalt ühte meelelahutuslikku kontserti. Ja nõndaks siis koostöös siis Piret Ausi ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga saigi teoks selline asi nagu ühtekuuluvuskontsert, mis tänavu toimub juba 3. korda ja tänavu kannab alapealkirja Elukoor. Aga kellele ja milleks see kontsert on suunatud? See kontsert on suunatud kõikidele. See on selles mõttes, ma nüüd rõhutangi just sõna kõikidele, sest see on ainukene kontsert täna Eestis, mis on päriselt kõikidele. Siia saavad tulla kõik Eestis elavad inimesed, sest meil on tagatud 100% ligipääsetavus. Meil on viipekeeletõlge, kirjutustõlge, kirjeldustõlge, lihtsasse keelde tõlgitud laulud, pluss siis ürituse asukoht on valitud niimoodi, et sinna pääsevad ligi ka erinevate liikumispuuetega inimesed. Ja tänu meie toetajatele ja koostööpartneritele on kontsert juba 3. aastat ka tasuta, ehk siis ka finantsiliselt on see ligipääsetav üritus. Ja kõik, mis laval toimub, on kunstilisel tasandil väga professionaalne. Ja nüüd juba 2 aastat on meiega ka Eesti Rahvusringhääling, seega inimesed, kes Tallinnasse ei jaksa sõita või ei saa sõita, et siis ETV2 vahendusel saavad samuti sellest üritusest osa. Ma küsiks täpsustava küsimuse, et kui palju erivajadustega inimesi võiks selline kultuurisündmus aidata ja mis on nende inimeste kõige suuremad vajadused? Palju neid on? Ma arvan, et sellele teisele küsimusele oskab Maarja paremini vastata, aga esimesele poole osas ma ütleksin, et Eestis on registreeritud puuetega inimesi kusagil 150–160 000 ringis.
Nüüd, aga selle koha peal me nüüd räägime ainult puuetega inimestest, aga antud kontserdi vaatevinklist me räägime tegelikult kõikidest Eesti inimestest, sest ligipääsetavus puudutab meid kõiki terve elukaare vältel, alates sünnist surmani. Sest ega ka, ütleme, eakamad inimesed, kes ei näe nii hästi, ei liigu nii hästi, neil ei ole otseselt puuet, aga ka nemad vajavad ligipääsetavust. Emad väikeste lastega täpselt sama teema. Et meie antud kontserti vältel, kuigi jah, need toimub 3. detsembril, kui on rahvusvaheline puuetega inimeste päev, et me ikkagi räägime kõikidest inimestest. Ja see kontsert, nii palju, kui mina olen tagasisidet saanud 3 aasta jooksul, siis see on kõikidele need inimestele olnud väga südantsoojendav ja avanud väga palju südamesilmasid. Ja teatud mõttes see kontsert on suunatud ka meie riigi tegelastele ja teistele kultuurikorraldajatele, et nende silmaringi ja teadmisi avardada. Sest täna see probleem, mis meil on Eestis, see ei ole seotud sellega, et inimesed on külmad, vaid inimesed lihtsalt ei tea ja ei oska. Ja me olemegi siin selleks, et õpetada ja avada nende südamesilmad. Ja teadlikkust tõsta. Aga siis nende inimeste kõige suuremad vajadused, Maarja, äkki oskad täpsustada? No vajadused on siin väga lai mõiste, sest kui me räägime puuetega inimestest ja võib-olla ka inimestest, kellel ei olegi otseses meditsiinilises või sotsiaalses mõttes puuet, neil võivad ka mingis mõttes on ju meil kõigil mingi erivajadus. Kui nüüd puuetega inimestest rääkida, siis vajadused on seotud sellega, mis puudega on tegemist, mis nurga alt. See ligipääsetavuse teema on nagu kõige teravam. Kas on ligipääsetavuse parandamiseks on vaja kaldteed, kas on vaja erinevat värvi, täppe, kirjeldustõlget, viipekeeletõlget, ühesõnaga vajadusi on täpselt sama palju kui need erivajadusi endid. Ja tules tagasi selle juurde, et lõpuks kas meil kõigil ei ole oma erivajaduse, kui te juhtute olema ilma konstetta mingi 1,50 m ja natuke peale pikk ja vajate natuke abi, et sealt ülevalt riiuli pealt midagi kätte saadaks, see on ka omamoodi erivajadus, kuigi tegemist ei ole kindlasti mitte puudega. Tegemist on lihtsalt natuke alla Eesti keskmise kasvuga. Väga hea näide. Aga millist pikaajalist mõju loodate kontserdil olevat kogukondadele ja kultuurikorralduse valdkonnas? No korraldajana ma ütleks esimese asjana on see, et kuhu me oleme nagu komistunud on finantsiline pool. Sest mina olen kultuurikorralduse valdkonnas nüüd üks 15+ aastat töötanud ja ega meil ei ole ei Eestis ega tegelikult Euroopa tasandil sellist meedet, kus taodelda rahastust just ligipääsetavuse tagamiseks kultuurisündmustel. Et näiteks tänavune kontsert, mis on tund aega pikk ja on ühe heategevusega ühe MTÜ korraldatud tegelikult, Koori MTÜ. Selle eelarve on umbes 30 000+. Ja kui tavalise koorikontserdi eelarve on heal juhul 5-6 000, siis see on tegelikult päris suur osa. Sellest 30 000 umbes pool on puhtalt selle jaoks, et me suudaksime ligipääsetavust tagada. Kas see nüüd palju vähe, seda on nagu keeruline öelda, aga fakt on see, et seda rahastust täna ei ole. Ja ilma selleta, et meil ei oleks täna Tallinna linna või Mustamäe linnaosavalitsust või Swedbanka või kõiki neid teisi sponsoreid, Õhtulehte ja nii edasi meie selja taga, et ilma nendeta me ei suudaks seda teha. Mul on hea meel, et meil on inimesi ja meil on firmasid, kes saavad aru selle olulisusest ja tänu neile see asi on nagu võimalik. Aga ma nagu toon siinkohal välja ka selle valupunkti, et kui nüüd päeva pealt hakkaks juhtuma see, et suur osa Eesti üritusi tahaksid olla samamoodi 100% ligipääsed nagu meie, siis meil jätkuks tööjõudu. Meil ei ole viipetõlke, kirjeldustõlke, kirjutustõlke piisavalt. Ei jätkuks tööjõudu? Absoluutselt mitte.
Sest meie tunniajase kontserdil on näiteks kaasatud 3 viipetõlki. Lisaks siis on ka kurdid ise tõlkimas. Siis on meil siis kirjeldustõlke koos ekspertidega, siis pimedate endiga. Neid on 3 tükki. Ja siis on meil kirjutustõlgid, keda on minu meelest ka 2. Ma nüüd võin nendest numbrist natukene eksida, kuna tiim on tõesti suur ja meil on erinevad inimesed, kes kõige eest vastutavad. Aga see tegelikult on päris suur tiim, kes on vaja, et seda kõike tagada, pluss kogu see liikluskorraldus ja nii edasi. Ehk siis tegelikkuses meil puudub, sest me ei koolita täna näiteks viipetõlke. Riiklik tellimus puudub selleks. Vist on Tallinna Ülikoolis asi jälle taastatud mingil määral, aga pigem ka nagu jätkuõppena, mitte nagu nullist õppena. Näiteks kui mina või Merilin, sina tahaksid täna nagu hakata viipetõlgiks, siis tegelikult peaksime ka ise õppima ja siis saame kuskile kursusena minna, kus juba hakatakse täiendusõpet tegema. Et tegelikult meil on nagu üks asi rahaline pool, teine asi on meil tegelikult puuduvad need inimesed, meil puudub see infrastruktuur selle jaoks. Muidugi uuemad näiteks majad, sinna on juba ehitatud sellised nagu ruumid spetsiaalselt, kus siis kirjeldustõlgid saaksid olla, neil on stuudioruumi vaja ja nii edasi. Et mingid asju on hakatud tähelda panema ja tegema, aga on nagu puudujääke. Et jah, et see probleem on tegelikult päris nagu detailirohke. Et siin hiljuti näiteks sotsioloogia üliõpilane, kes ise on ka ratastoolis, Kristjan Vällmann arutles puuetega inimeste konverentsil, kuidas seadusi lugedes on meil tegelikult nagu ühiskond juba igati kaasav. Aga just muutmist vajavadki need hoiakud ja see, et tuleksid inimesed, hakkaksid seda tegema nüüd. Ja mis on nagu kõige nagu hullem selles valdkonnas minu meelest, ja Maarja võib mind nüüd siis öelda, jah, kas on päriselt ka nii või ei ole, et tihti öeldakse nii-öelda, vastandatakse nii-öelda terved inimesed versus haiged inimesed. Mis minu meelest on väga-väga vale, et kas siis nagu see puue on mingi haigus, see ei ole haigus minu meelest. Et me peaksime nagu neid mõttemaailmasid täiesti ümber tegema. Et need inimesed on täiesti tavalised või Maarja küll kasutas, et me kõik oleme erilised, eks meil kõigil oma erivajadus. Aga jah, me oleme kõik väga erilised, me kõik tavalised. Et jah, et see selline meeletu mõttemaailma muutus, mis on vaja läbida meil. Soovid sa midagi lisada, Maarja, pikaajalise mõju ootuste suhtes? Tõesti see mõttemaailma muutus, mis ühtepidi on hakanud juba toimuma, aga samas tõesti kohtad teinekord mingit sellist suhtumist, et on nagu oleks 2 eraldi maailma, tervete inimeste maailm ja siis puuetega inimeste maailm, et puuetega inimesed nagu elavad mingi täiesti oma maailmas, et nende elu on nagu täiesti teistmoodi, käivad muudkui arsti juurde, püüavad kuidagi viisi oma raske eluga toime tulla, muid soove ja muid tahtmisi, muid vajadusi neil nagu siin elus ei olekski. Ja ma loodan, et see siis muutub, aga jah, muutusi on juba vaikselt näha, eriti noorte seas ja. Aga mis praegust kultuurikorraldajad ise hetke olukorras teha saaksid oma kogukonnas või kus nad töötavad? Selliste vahenditega, nagu neil on siis või ei ole? Väga palju saaks mida teha. Et minu käest tegelikult küsiti sellel aastal, kui käisin ühel üritusel rääkima meie üritusest. üritusele rääkimas. Kuna me oleme täna nagu selline šabloon näide, et kas on seda nagu üldse vaja, et kas sa saad saaligi täis sellise üritusel. Ja ma ütlen ausalt, 2 aastat me oleme teinud ja me oleme teinud seda TalTechi ülikooli aulas ja ei ole mitte mingit probleemi. Sa ju tegelikult, selles mõttes, et siin ongi oluline mõista, et see kontsert ei ole puuetega inimestele. See kontsert on kõigile. Ja tegelikult sa ju suurendad oma publikut. Et näiteks tänu sellise nagu mõttemalliga näiteks on meil järgmisel aastal juba kokkulepped sõlmitud Eesti Rahvusmeeskooriga,
ja üleäärmiseks aastaks Eesti Filharmoonia kammerkooriga. Eesti Võimas. tipp-kollektiivid. Ja just nemad on ka tulnud, me oleme tulnud kokku ja just nemad on tulnud minu juurde jutuga, et nende soov on ka selle publikuni jõuda. Mitte sellist populistlikku turundustrikki teha, nagu võib-olla mõnele tundub, et me teeme selle üritusega, vaid ei, vastupidi, et me tahame ka nendele inimestele oma tööd pakkuda, me tahame ka nendele inimestele Eesti kultuuri pakkuda. Et sellel on nagu mõte ja siin saab teha väga palju väikseid asju, et mina jälle räägin sellest elukestvast ligipääsetavusest et hästi populaarne on täna väikelastega need mingid võimlemistunnid näiteks. Minul on ka täna 9-kuune laps kodus ja ma olen käinud temaga, aga tihtipeale need asutused, kus need tantsuringid toimuvad, ma ei pääse selle autoga ligi. Kui ma autoga ligi pääsen, siis see, et sa lapse vankriga uksest sisse pääseksid, sest see uks on liiga kitsas või see uks ei käi lahti. Et sellised väiksed detailid. Mõtleme selle peale, et tänapäeval enamustes moodsates hoonetes lift on küll nende punktkirjaga küll nupud, aga see lift räägib, sest pime võib vajutada küll ilusti nupule 3. korrus, aga liftid ju peatuvad eri korrustel oma tee peal. Tänapäeval ei ole seda, et ta läheb otsa õigele korrusele. Nüüd kui lifti ütle, et see on 3. korrus, pime ei tea, et ta peab sealt maha minema. Ja kuniks selle kõige nukrama näitleni, mis ikka jälle peab tooma, on see, et sa lähed sinna avaliku asutuse hoonesse. Maarja võib nüüd kinnitada, kui palju tema selle kogemust on, ja sul on vaja vetsu minna ja ega kellelgi pole õrna aimugi, kus see invavetsu võti on. Või siis see on kasutusel koristaja laoruumina. Sellised väga lihtsad, väga väikesed asjad või mul endal on kogemus ka selles osas, et läksin ratastooli inimesega kohvikusse, aga kalte ette oli tehtud ilus lillekaunistus. Jumal lihtsalt kalte eest üles ei saaks sõita. Jällegi, ma ei ütle, et inimesed on külmad, aga inimesed lihtsalt ei tea, sest nad ei näe. Ja üks asi, mis selle kontserdiga on hästi läinud, on see, et kõik, kes sellega kaasatud olnud, on hakanud nägema inimesi. Ma ei ütle nüüd milliseid, aga ütleme kõiki siis erilisi inimesi. Kas siis äkki kultuurikorraldajad erinevates valdades, linnades peaksid ennast kurssi viima, millised erivajadused on nende publikul, kui palju neid on? No just, alustamegi sellest, et saad tuttavaks oma selle kodukandi publikuga. Tean, et palju kurdetakse, et vanemad inimesed ei käi kontserdile, et teeme küll neile üritusi ja sooduspiletid, aga kuidas nad sinna pääsevad ligi? Kas nad pääsevad kodunt välja üldse? Kas nad pääsevad selle kultuurimajani, kas nad pääsevad uksest sisse? Nüüd on tulemas see porine, libe aeg. Me ei räägi vanematest inimestest, isegi ei sumpa läbi sellest kõigest ja sellest libedusest. Et mõtleme selle, kuniks lõpuks ikkagi selleni välja, et kui kõrgele me neid ürituste pileti hinnad saame ajada. Just, hinnast sõltub ka, jah, osavõtt. Ma olen näinud tänavu juba jõulukontsertide pileti hindasid, et kõige soodsam on 40 üritusel ja siis VIP-pilet on 65. Et ma ütlen ausalt, ma üksi ei käi kontserdil, aga 100 eurot maksta selle eest, et oma abikaasaga minna välja kontserdile, samal ajal mul väike laps ka kodus, lapsehoidja ka veel palkama. Ma pigem panen Spotify'st mingi jõulumuusika. See ole ka omamoodi ligipääsetavuse küsimus. Just. Yeah. See on ju piletihindadest rääkides on ju ka see, et nüüd Maarja, kes on meil liikumispuudega inimene, eks ju, et temal on vaja saatjat võib-olla mõnikord või ratastooli inimesel on vaja saatjat ja nii edasi. Kas see saatja, kes tuleb sinna abistama, ta tuleb tegelikult tööd tegema? Kas tema peab ka täispileti ostma? Kas see on õiglane? Kas see on korrektne? Ma ei oska öelda. On olnud juhuseid, kus saatjal on võimaldatud osaleda tasuta piletiga, aga nii palju, kui ma aru saan, praegu on ikkagi see küsimus, iga kord tekib uuesti see küsimus, et kas see kord nii-öelda läheb õnneks
kas seekord saab saatja tasuta tulla või ei saa ja kergesti võib siis mõni külastus selle taha ka kinni jääda. Jah, see võiks olla selline üldine reegel, et saatjal on siis natuke soodsam hind või et jah, et külalised teaksid, millega arvestada. Ja vähemalt, et oleks ette teada. Aga millised olid kõige suuremad väljakutsed, mida pidite korralduse käigus ületama või õppetunnid? Me teeme seda kolmandat korda juba, eks ju, aga et tänavu on juba nagu lihtsam. Et kuna meil on enda sissetöötajad juba teatud mõttes rütm, aga ma mäletan, et esimesel aastal näiteks oli viimase hetke üllatus, või mitte üllatus, aga selline taipamine minul endal, oli see, et me nägime tohutult palju vaeva, et me saaksime punktkirjas kontsertikavad. Näiteks see on ka üks asi, mida Eestis ei ole võimalik tavaliselt trükikojas saada. Meil on Eestis ainult üks selline masin ja kommertslikuks kasutamiseks seda masinat ei saa. Meil õnneks läbi koostööpartneritega oli võimalik seda saada. See oli väga tore, et me selle tegime, aga üks tund aega enne kontserti hakkasin mõtlema, et aga kuidas see pime inimene teab, et tal on kava seal kuskil laua peal. Või kui tuleb kurt sealt näiteks enda kooriplaati ostma, et kuidas kuna meie kooriliikmed ise olid seal ju kassas, et kuidas ta suudab suhelda temaga. Ühesõnaga me lahendasime sellega, et meil olid viipetõlgid ja viimasel hetkel palgatud siis ikkagi sinna kassasse ja me siis teadustasime seda, et siin on ka punktkirjas kava olemas. Tänavu näiteks on meil ka üks pime, kes on vahetekstidel on lugeja. Ja meil oli juba lavadisain kõik tehtud ja siis nüüd eelnädal just selgus, et temal on vaja lauda, sest ta peab oma lehed, kus ta sõrmitseb seda teksti maha, laua peale panema. Ta ei saa seda panna kuskile põlve peale või midagi niimoodi, nii et nüüd me otsisime selle laua. Need on küll sellised väiksed asjad, aga ütleme kunstilises plaanis on päris suured asjad. No ja kindlasti on iga aasta väljakutse, aga see on positiivne jällegi väljakutse, on see, et meil on koor laval, kes ühte laulu siis laulab viipekeeles. Ja tänavu on see päris mahukas laul, aga väga võimsa sõnumiga. Ja inimesed, kes pole kunagi kokku puutunud sellega, nad õpivad endale uue keele selgeks. Eesti viipekeel on Eesti juba aastast 2005, kui ma nüüd ei eksi, või ma võin eksida selle faktiga, Eesti riigikeel. See on ametlik riigikeel, eks ju. Ja meie kõik lauljad, koor läbivad alguses baaskursuse, see väga kokkuvõtlik oli, see on kõik baaskursus, mis asi on viipekeel, kuidas see on, kuidas need süntaksid, asjad seal jooksevad ja siis õpivad selle keele ära. Nad ei tee lihtsalt koreograafiat, vaid nad päriselt laulavad viibeldes. Ja see on hästi keeruline, sest ükskõik mis keele õppimine, see on keeruline. Aga teha seda usutavalt ja mis on hästi huvitav asi, teha ilma aktsendita. Et jah, et ka viibeldes võib sul aktsent olla. Et see on väljakutse. Milliseid ligipääsetavuse lahendused on teie mõlema arvates kultuuriüritustel kõige olulisemad? Mitte siis ainult teie... Maari saab vastata sellele siis. Oma vaatevinklist. Liikumispuude vaatevinklist, kuna mina vähemalt esialgu ratastooli kasuta, siis mõni ratastooli kasutav inimene saaksin kindlasti veel täiendada. Aga mina oma kogemusest ütleks, et oluline on, et võimalusel, kui on trepp, et ta ei oleks väga pikk ja mis põhiline, et ta ei oleks väga järs, et astmed ei oleks väga kõrged ja muidugi oluline ja vast mitte väga keeruline saavutada, et oleks olemas käsipuu. See lahendab paljud asjad. Käsipuu on tõesti üks selline huvitav asi, millest vaadatakse mööda. Ja ma võin täiendada nii palju, kuna jälle isiklikust kogemusest möödunud suvel käisime ühte vaba õhutendust vaatamas, seal oli kalte pandud ja isegi käsipuu, aga see kõik oli nii järsk, et mina oma 2 terve jalaga sealt küll kuidagi üles ei saanud. Eriti kuna see oli vabas õhus, seal oli jalad olid natukene juba mullased, tallad, et see oli eriti ekstra libe.
et tegelikult sellega on ka teatud reeglid, kui järsk see kaldtee võib olla ja tegelikult juba selleks, et me juba jõuaksime kaldteeni, pidime me sellist kruusakiviteed ratastooliga väntama, et jumal tänatud, et meid oli mitu tükki, et me oma head perekonnaliiget siis kordamööda tõmbasime, lükkasime, et, et mõelda läbi, ükskõik mis puude või missugust ligipääsu tagamise puhul tuleb mõelda välja kogu teekond, mitte ainult see lõpp, vaid kogu Just, teekond. alguse, jaa. Et kuidas ta üritusele pääseb ja kuidas ta üritusel liikuma pääseb. Just nimelt see märksõna läbimõtlemine, et ei oleks, tulles jälle kaldteede juurde tagasi, kuigi kaldtee kindlasti ei ole see üks ja ainuke asi, mis tagab ligipääsetavuse, aga kunagi Leedus Vilniuses juhtusin nägema sellist pilti. Loodetavasti on seal ka praeguseks asjad paranenud, aga ühesõnaga oli keldripood, oli ühesõnaga kaldtee, mis viis alla trepi juurde, kust kaudu sai siis alla keldripoodi. Arusaam ligipääsetavusest. No, täna me naerame selle üle, aga noh. Kas teil on mõni selline liigutav hetk või lugu, mis on ettevalmistuste käigus või nende paari aasta jooksul meelde jäänud? Mina ütleks, ütleme niimoodi, et üks esimene, mis kohe meil tuleb, on eelmisest aastast, kui meie viipekeele õpetaja, siis, kes on ka ise kurt tegelikult, kes on ka tänavu meie õpetaja ja kes on tänavusele ühele laulule kirjutanud teksti, nii et me paneme kurdi sõnad lauluga kõlama. Bella Kurg eelmine aasta ütles sellise sõna lause pärast kontserti, et täna ühtekuuluvuskontserdina on tekkinud tunne, et meid ei ole unustatud. Ja kui sa hakkad mõtlema korraks, küsid enda käest, et mis tunne on olla unustatud nagu ühiskonna poolt. Et see on päris õudne. Üks teine ilus juhtum oli esimese aasta kontserdist, kui oli kontserdil üks abielupaar ja on koos lapsega. Ma ei ole nüüd ekspert ütlema täpselt lapse siis, et mis see lapsel mis see lapse diagnoos seal oli täpsemalt. Aga tegemist oli keerulise puudeastmega lapsega ja tahaks öelda 10+. Ja nii kui kontsert algas, hakkas ta igasuguseid häälitsusi tegema, ühesõnaga ta hakkas välja elama ennast. Ta hakkas nautima kontserti. Ja kui me pärast selle perega rääkisime, nad ütlesid, et nad on nii tänulikud, sest nad ei ole juba 10+ aastat ühele kontserti, nad pole üldse kodunt välja saanud minna, sest neid ei ole mitte kusagile oodatud. Sest nad ei saa last mitte kellegiga üksi jätta. Ja nad pole saanud koos perega mitte kunagi, mitte kusagil käia. Ja see oli esimest korda. Ja see oli hästi ilus. Ja sellel samal kontserdil ja tegelikult eelmise aasta kontserdil olles oma 20+ aasta jooksul väga palju kontserte andnud. Väga suurtele publikutele, väiksematele publikutele. Ei ole ma nii ägedat ja nii võimsat ovatsiooni saanud, kui see oli esimese aasta kontserdi lõpus vist. Sest kogu publik aplodeeris viipekeeles. Ja see kurttumm, või see mitte kurttumm on vale, vabandust öelda, aga selline hiirvaikne ovatsioon, meeletu aplaus. Ma ei ole midagi nii võimsat veel kuulnud. Ma olen alati nii, et ma ei ole nii võimsat aplausi, kui see toona viipekeeles oli. Ma ei ole tõesti kunagi kuulnud. Ja see on selline, kuna me kõik seda teeme omast heast tahtest ja ajast, et see on see, mis annab jõudu järgmist üritust jälle teha. Ja jälle jõudu järgmist ja jälle võidelda kõikide nende süsteemide ja probleemide lahendamise osas. Väga inspireeriv. Maarja, kas sul on tuua mõni hetk või näide lugu? Kuna mul ühtekuuluvuskontserdiga on sel aastal esmakordne kogemus, siis kui tohib, siis ma tooks ühe näite
elust endast, mis minu jaoks andis hästi palju kinnitust, mida ma olen niigi kogu aeg uskunud ja ka omal nahal kogenud, et ei ole see noorus nii hukas midagi või kui, siis ta on hukas juba viimased 6000 aastat, nagu räägiti vanast Babyloniast. Ühesõnaga, et tulen mina, see oli eelmisel kevad-talvel või selle aasta kevad-talvel tulin bussiga linna pealt ja oli just selline kõige jubedamate teeoludega ilm nii nulliringis. Tulin bussi pealt maha ja kadusin vist vahepeal korraks ära, et ma nüüd siis teen, et taksot narr tellida, see maa on nii lühike või helistan koju kasuemale, et kas ta saab vastu tulla. Aga lõpuks hakkasin siis vaikselt ikka kodu poole tuterdama ja järsku tuleb üks noorem naisterahvas minu kõrval, et vabandage, kas teil on abi vaja. Ja kahekesi saime siis minu poole ilusti kenasti kohale jõutud ja tee peal ta rääkis, milles asi oli, et tema 6-aastane tütar oli vaadanud aknast välja ja järsku hõiganud, et emme, tädi ei oska koju minna. Ühesõnaga tegelikult see 6-aastane laps lahendas olukorra ja hindas küll asja natuke valesti. Asi ei olnud päris selles, et ma ei oleks osanud koju minna, on ju. Aga ühesõnaga ta organiseeris mulle abi. Väga võimas. Aga kuidas meie ja laienid näiteks saame abiks olla ja toetada taoliste sündmuste elluviimist? No mina ütleks esimese asjana on rääkida sellest. Mitte isegi ainult sellest üritusest, vaid lihtsalt rääkida sõpruskonnas, et mida keegi teab millestki, sest eks see läbi elukogemuse on. Mind kindlasti ju inspireeris selle kontserdi korraldamise juures ka see, et minu perekonnaliige on ratastoolis nüüd juba mõnda aastat ja läbi elukogemuse see kõik tuleb. Ja ega ma enne seda, ütlen ausalt, ma ei mõelnud kunagi selle peale, sest ei olnud vajadust. Et rääkida sellest, arutleda ja Maarja näitel siin, et kui te näete kedagi tänaval, kes võib-olla vajaks abi, siis minna juurde ja küsida. Jaa, kas te soovite veel lisada midagi, et meil oligi viimane teema siin ja et hakkame lõpupoole. Ma lisaksin ikkagi selle, et ma ei tea, eks ma nagu olengi ju 2 toolil selle üritusel, isegi 3, üks on nagu see, et minu jaoks teemast on nagu oluline nagu inimesena. Olles selle üritusega kunstiline juht, siis ma ikkagi kutsun kõiki kontserdile ja tulge ja nautige väga head muusikat, väga palju head muusikat ja luuletekste, mida Maarja ja Priit siin hakkavad lugema. Aga kolmandaks ikkagi ilmselgelt ka see, et eelmisest aastast teatud mõttes inspireerituna Lions Clubi liikmete mõtetest, et me oleme avanud oma annetusliini ja see kehtib ka tänavu, et kuniks ikkagi selliseid suuri rahastuskanaleid ei ole, siis igasugune toetus on alati abiks ja see on selline lihtne asi, mida teha. Väike telefonikõne. Jah, et ühesõnaga ma sellise väikse abipalve ikkagi viskan õhku. Maarja, soovid sa midagi lisada? Aitäh siia saatesse kutsumast ja minu poolt ka. Ootame kontserdile ja kohtume seal. Ja. Maarja ja Edmar, aitäh, et jagasite oma mõtteid ja kogemusi, et elukoori ühtekuuluvuskontsert on suurepärane näide sellest, kuidas muusika ja siis hoolivus võivad meid kõiki kokku tuua. Aitäh kuulamast ja vaatamast! Aitäh teile! Nägemist!